tere! Selle ülesande raames siis avame uue projekti, nimetame ta siis lihtsalt ülesanne ja projekt on avatud. Loome uue lehe. Teeme ta siis multilainiks ja paneme ja võime siia natuke allapoole panna ka maanduse. Nüüd otsime endale kaitsme. Meil on siis on võimalik kasutada seadmet, aga esialgu kasutame tavalist sümbolit. Ja paneme ta nii paika, et oleks ruumi. Paneme talle nimetuseks F1. Nii, siit peaks nüüd alla minema ja leidma endale mingi kontaktori. Võtan näiteks see, mis on juba kolmefaasiline ja panen ta kuskil paika ja nimetan ta ümber ka kontaktor 1. Järgmisena hakkan otsima overload sümbolitest. Võtan näiteks sellise, mis on juba kontaktidega olemas. Võtame selle näiteks. Paneme kuhugi siia alla paika. Ja talle paneme indeksi R1. Nii, ja nüüd meil on vaja panna üks mootor. Paneme mootori koos maandusega ja paneme kuhugi niimoodi paika. Ja paneme talle M1 on juba täitsa okei number. Ja nüüd paneme järgmise kontaktori. Siit saame otsida ühe väise tingmärgi. Paneme kuhugi siia paika. Seome ta C1-ga kokku, ehk siis need on koos. Ja otsime veel ühe normally open kontakti. Ehk siis mootor ühes suunas, mootor teises suunas. Üks NC kontakt. Võtame sümbolit alt. Ja hetkel meil on vaja lihtsalt switchi. Ja paneme ta kuhugi siia paika ja ühendame C2-ga. Ehk siis see on üks tükk ja see on teine tükk. Niimoodi ära, ehk siis see on selle kooliga ühendatud. Ja see koel on siis ühendatud teise kontaktiga. Nihutame natukene allapoole. Nüüd meil on vaja see ära tuua siia maandusega. Siia paneme ühe kaitseme, et see maandus oleks ka ära ühendatud. Ehk siis see on üks tükk ja see on teine tükk. Nii, selle võtame
siit välja, et oleks ruumi. Nii, siit võtame selle avatud kontakti ja ühendame ta nüüd selliselt, et ta oleks ühendatud selle suletud kontaktiga. Ja siit meil on vaja arvatavasti ühe nendest valida. Nii, ja see nüüd läheb meil kaugemas tulevikus kuhugi siia kohta. Nii, need ühed avatud kontaktid ühendame kokku ja paneme kuhugi siia ja toome ka siia paremale välja. Esialgu saab panna niimoodi paika. Nii, ja siia peaks nüüd ära mahtuma kõik, mis on seotud juhtimisega. Siit paneme otsingusse buttoni ja meil on vaja esialgu ühte nuppu lihtsalt paika ja paneme talle switch 1 ja ta on seotud C1-ga ja teise paneme natukene kõrvale S2 ja seotud C2-ga, et nad eristuksid. Nii, võtame siis selle esimese switch ette. Meil on vaja nüüd teha niimoodi, et ta oleks seotud nüüd selle suletud kontaktiga. Niimoodi. Ja pärast ta läheb siis edasi. Siia võib panna ka selle järgmise otsa ka paika. Nii, ja nüüd selle nupu 2. Meil see varakult oli juba ette valmistatud. Ühendame niimoodi. Ehk siis button 1 vajutatakse. Elekter läheb, siit läheb läbi ja paneb esimese mähise tööle. Ja paralleelselt siit edasi ei lähe ja siit ka edasi ei lähe. Kui me vajutame teist nuppu, siis elekter läheb läbi suletud kontakti ja paneb teise mähise tööle. Ja siis korraga nad ei saa töötada, sest meil on läbi suletud kontakti läbi viidud. Ehk siis kui mähis töötab, see kontakt läheb lahti ja mähis ei saa toidet. Ehk siis korraga nad ei saa töötada. Selle nihutame natukene siiapoole. Muidu ruumi on natuke vähem. Nii, selle paneme tagasi nagu ta oli enne. Ja nüüd võtame suletud nuppu. Ehk siis meie mõttes ta on S3. Võime panna talle ka stop nupu. Ja siia saab näiteks ka panna, et ta on markeeritud stopina. Nii, ja nüüd tuleb natukene nihutada, et kõik mahuks korralikult ära. Nii, ja meil on siin olemas ka overload, ehk siis võtame overloadi switchi ja me tahame saada, et ta oleks suletud kontaktina. Ja paneme kuhugi siia paika.
ja ühendame ta R1-ga ära. Ehk siis need on kõik koos. Nii, selle kopeerime ära ja paneme ka siia otsa. Ja me tahame, et oleks F3. Nii, ja ühendame ta faasiga ära. Nii, ja mis jäi puudu praegu on see, et tuleb natukene ilusamaks teha. Nii, see on nüüd selle relee oma ja me tahame natukene siia lähemale tõsta. Nii, ja selle tahame natukene sinna üles tõsta. Või siis vähemalt nii, et ette ei jääks. Nii, siit meil nüüd peaks edasi minema. Ja me peaks nüüd selle ühenduse välja vahetama. Nii, juures peaks need faasid ja muud ka allapoole tõstma. Nii, see natuke kõrgemale ja see natukene vasakule. Nii, siit läheb edasi. Juures need saaks kokku viia. Nii, ja üks maanduse ots on ka tegemata. Nii, siin võiks öelda, et skeem on valmis. See on mootor ühes, see on mootor teises suunas. Nüüd võiks paika panna kaablid. Paneme black, paneme läbi mõõtal 2,5 näiteks. Nii, selle ei tahaks unustada, et color on siis green yellow. Selle paneme siis browniks ja selle paneme halliks. Nii, see on nüüd ühendatud. Patanid jäävad kõik paika. Nii, ja nüüd selline skeem.